Tere tulemast Tallinna Linnamuuseumi näitusele linnusest linnaks. Taani linna sünd 800 aastat tagasi. Minu nimi on Peeter Talvar, olen Tallinna Linnamuuseumi külastusjuht ja ühtlasi ka töötanud 18 aastat Tallinnas arheoloogina ning uurinud Tallinna kultuurkihti. Tallinn on tegelikult oma planeeringult väga ebatüüpiline linn. Siin me näeme Tallinnat, Saksa linna Lübeckit, Poola linna Gdanskit ja Tartut. Ja kui te vaatate Lübeckit, Gdanskit ja Tartut, siis on väga korrapärane planeering ja väga lihtne on ütelda, kus on linna keskpunkt. Näete, 2, 3. Aga Tallinnas, kui hakata otsima, kus see keskpunkt on. Miks on Tallinn sellise ebakorrapärase planeeringuga? Põhjus on põhiliselt Tallinna aluspinna geoloogias, et see on mõjutatud, need ebakorrapärased kvartalid on mõjutatud looduslikest oludest puhtalt. Ja Tallinn, kuidas on ta siin siis vanalinna territooriumil, praeguse vanalinna territooriumil arenenud? No arvatakse kõigepealt oli siis asustusala siin Niguliste kiriku ümbrusest. Sellest on leitud jälgisid Harju tänava äärest 1980. aastate lõpu kaevamistel. Seejärel linna territoorium suurenes, rahvaarv suurenes, oli vaja suuremat ala, laienes ta siis põhja poole, umbes siis praeguse Vaimu tänava jooneni. Et te paremini orienteeruksite, et siia kvartalisse jääb praegu Tallinna linnateater. Ja tahaks teha ühe niisuguse hüppe natukene hilisemasse aega. Nimelt siin samas Vaimu tänaval, Laia tänava poolses otsas aastal 2000 toimusid väga väikesed arheoloogilised kaevamised, 70 ruutmeetrit ainult, aga need tulemused olid ääretult huvitavad. Nimelt leiti siit 2 otsapidi kokku ehitatud ristpalkhoonet, mille siis põhja või ütleme kirdepoolsetes siin Oleviste kiriku poolsetes otsades olid kivitornid. Ja eriti nad olid siis, nagu ma ütlesin, puithooned. Eriti huvitav oli see torn, mis jäi siia Laia tänava poole. Ta oli hästi väike, läbimõõduga ainult 1,86 m, aga mis eriti põnev, siit tornist välja läks kivitrepp, sellest oli vist 2 või 3 aastat säilinud ja keeras nagu hoone siseseina kohale, nii et me võime oletada, et siin oli tegemist 2-kordse puithoonega. See trepp läks kuhugi kõrgemale. Ja see tornikene oli seest krohvitud ja sellel krohvil oli isegi värvijälgi. Ja torni paegivist põrandast 90 centimeetrit kõrgemal oli 4 talaauku. Tähendab, seal oli olnud ilmselt laudpõrand ja siis moodustus niisugune omapärane hoiuruum siis selle torni põhja. Loogiline, sest tollal oli linn ju enamasti puust ja ilmselt ka tulekahjud sagedased, et oma niisugust väärtuslikumat vara kaitsta. Aga mis on selle hoone esialgne dateering? Kaevamisi läbi viinud arheoloog Vladimir Sokolovski dateeris need hooned 13. sajandi 4. veerandisse, 14. sajandi esimesse poolde.
Ja miks olid ehitatud nurkadesse tornid? Üks võimalik põhjus võib siin olla see, et see ala ei olnud veel linnamüüriga tollal ümbritsetud. Mõni sõna linnamüürist. Korraldus hakata linna territooriumit ümbritsema müüriga andis Taani leeskuninganna Margarete Zampiria aastal 1265. Esialgu oli linnamüür üsna madal, 5-6 meetrit ja oli selliste müüri siseküljel asuvate kaarnišidega. Kaarnišide mõte oli tegelikult põhiline mõte oli selles, et hoida ehitusmaterjali kokku. Samas ei teinud need kaarnišid müüri nõrgemaks. Ja siin on pilt siis müüri vahetänavast, kus on näha, kui kõrge siis kunagi see linnamüür oli ja kui palju on sajandite jooksul tõusnud kultuurkiht. Et näete, üle poole nendest või kaarnišide kõrgusest on juba praeguseks maa sisse mattunud. Linnamüüri sajandite jooksul ehitati kõrgemaks. Viimane ehitusjärk jääb siis sinna 15. sajandi lõppu, 16. sajandi algusesse. Kui oli linna territoorium ümbritsetud müüriga ja olid esimesed majad püsti pandud, siis leiti ka aega tänavaid hakata hea korrastama. Et esialgu olid lihtsalt sellised pinnasteed, mis niisugusel vihmasemal ajal muutusid porimülgasteks ja neid siis korjastati nõnda, et tekkinud augud lihtsalt mingisugune kiviprahiga, mis oli näiteks hoonete ehitusel tekkinud, täideti ära. Hiljem hakati tänavaid sillutama. Siin on näha 13. sajandist pärinev palksillutis Harju tänavalt. Ja neid palksillutisi jäänuseid ongi leitud ainult 2 kohast Tallinnas. On Harju tänavalt ja Müürivahe tänavalt. Ka Raekoja plats oli pikka aega sillutamata. Esimene kivisillutis tehti sinna kuskil 14. sajandi esimesel poolel. Ja tegelikult kivisillutis on muidugi hästi mõnus, et seda on kerge remontida, lähevad plaadid katki, vahetatakse nad välja, võib-olla koristatakse ära ka see sillutiste alune liivapadi ja ehitatakse uus. Aga millised olid esimesed hooned Tallinnas? Alguses on vaja kolonistidel kindlasti kiiresti mingisugune ajutine peavari püsti panna ja algsed hooned olid kindlasti mingid niisugused kerged punthooned. Hiljem hakati siis ehitama juba sõrestikkonstruktsioonis hooneid, mis on, ütleme näiteks Põhja-Saksa, Taani aladele niisugused iseloomulikud. Ja kõige lõpuks võib-olla juba 13. sajandi keskpaigas hakati ehitama ka kivihooneid. Me seda täpselt ei tea. Ja siin on siis näha kolmas hoonetüüp ristnurgas, siis palkhooned, mis olid niisugused tüüpilised eestipärased nii-öelda siis rehielamud. Kuidas võis Tallinn siis 13. sajandi keskpaigas välja näha? Siin on keskpaigas, ütleme seal natukene seal juba 13. sajandi lõpupoole, üks siis pilt Harju tänavast, nagu kunstnik on, Janne Ratas on selle arheoloogide
näpunäidete põhjal joonistanud. Näete sellised Põhja-Saksa või üldse Saksa aladel iseloomulikud sõrestik konstruktsioonis ehk vahverkhooned. Miks asustati 13. sajandi teisel poolel see koht, mis on üsna madalal, mis on üsna vesine, kõik see ülevalt poolt alates Toompealt see vesi, mis sinna alla valgub, et miks sellisesse mülkasse ehitati? On kaks võimalust. Kas sellega taheti ära märkida selline suurem ala, et see on linna territoorium, või selleks hetkeks, ütleme seal juba 13. sajandi lõpuks oli kõik niisugused elamiseks sobilikumad alad Tallinnas hõivatud. Ja kes siin, tähendab, märgin veel, et need hooned olid siis niimoodi, et nende sees olid eestipärased kerisahjud. Nad olid kaheruumilised. Suuremas ruumis oli siis nii-öelda eluruumis oli siis see ahi ja väiksem siis võime nimetada, et see oli sahver. Aga kes seal elasid? Kui me nüüd vaatame seda keraamikat, siis mitte ainult keraamikat või üldse leiumaterjali, siis leiumaterjali hulgas on päris palju sellist importkraami. Ja on lausa luksusnõudekilde 14. sajandist pärinevate Veneetsia klaaspeekrite tükke. Nii et väita, et kas nüüd seal elasid Tallinnas tulnud eestlased, sest linn ju vajas arenemiseks tööjõudu, või olid seal kolonistid, me ei saa niimoodi kindlalt väita, et kas üks või teine. Aga et see ala oli liig niiske, seda näitas ka siia hoonekompleksi ümber rajatud selline 4 meetri laiune ja 1,5 meetri sügavune kraav, mis põhjast oli kaetud okstega ja mõlemad nii sise- kui välisküljelt ümbritsetud siis vits või punutisaiaga. Et ta toimiski, see kraav toimis, mitte et ta ei olnud kaitsekraav, vaid ta oli selline drenaažikraav ümber selle hoonete kompleksi. Ja lõpetuseks siis natukene ka materiaalsest kultuurist. Siin te näete siis niinimetatud Pafrati tüüpi keravotte, mis olid siis ilmselt kaasa võetud esimeste kolonistide poolt, et kui nad siia Tallinnasse tulid. Ja allpool on siis esindatud küll paraku ainult kildudena niisugused uhked kannud Põhja-Saksamaalt ja siin päris servas 2 siis veinikannu käepidemekatket, mis pärinevad Prantsusmaalt. Järgmises vitriinis on siis 3 jalgpotid, millega valmistati süüa lahtise tule peal, lahtise kolde peal ja mis ilmselt juba on vähemalt see siis tumedaks tõmbunud pott on pärit siis Tallinnast endast, et on valmistatud juba siin koha peal. Kuna see kohapealne savi ei olnud nii hea, et sellest väga tugevaid nõusid
valmistada, siis siin üleval näete siis 2 veinikannu, mis pärinevad Saksamaalt Siegburgist, Reini äärest. See oli üks suuremaid siis keraamika valmistamise keskusi keskajal. Need on sellised 13. sajandist pärinevad varased veinikannud, aga neid toodi sisse Tallinnasse läbi keskaja ja ka uusaja alguses. Orgaanilisest materjalist esemeid, puust, esemeid, riide või ütleme rõivastuse tükke on Tallinnast leitud üsna vähe, aga väga rikkalikult on esindatud siis erinevad nahkesemed. Siin te näete ühte sissepressitud liilja mustriga kaunistatud mõõgatuppe. On siin 6 erinevat noatuppe. Kõige siis siin vasakpoolsem see noatupp võib olla isegi valmistatud tehtud 3 noa jaoks, et keskel oli suur pussnuga ja külgedel väiksemad noad. Siis on üks peaaegu terve selline nöörsaabas ja siin siis selline asuurse mustriga nahkjalatsi pealse katke. Me arvame, et see pärineb nahkjalatsist. Et kui ta oli nahkjalats, siis selle alla ilmselt käis veel mingisugune sokilaadne asi, et vaevalt, et sellist jalatsit päris palja jala otsas kanti ja siin all on siis kirvetupp, et ka niisugune üsna harukordne leid, aga juhuse väike kirves seda kanti vööl ja selleks, et mitte ennast vigastada, siis oli see kirve tera vaja kuidagi katta. Aga need liilja ornament, mis on siia sisse pressitud, näitab, et see kultuur, mis oli tollases Euroopas levinud, oli üsna universaalne või näitab neid sidemeid muu Euroopaga tollal juba, sest näiteks selliseid liiljamustris nahkesemeid võib leida ka Thamesi äärest Londonist, samast perioodist. Ja siin vitriinides me näeme siis niinimetatud Veneetsia klaasist peekrit 14. sajandist, aga see leid on tegelikult pärit Tartust Lossi tänavalt, mitte Tallinnast. Ja siia on ta välja pandud sellepärast, et meil Tallinnast sellist toredat peaaegu tervet või eksemplaari, kus saab kildudest peaaegu terve peekri kokku liimida, lihtsalt ei ole. Tallinnast on leitud selliseid väikeseid tükikesi ja kui me lihtsalt siia vitriini oleksid pannud need väikesed killukesed, siis ei oleks see lihtsalt vaatajale huvitav. Esimesed kindlad tõendid, arheoloogilised tõendid kaubanduse kohta Tallinnast pärinevad 1280. aastatest, kui Tallinna lahes kas läks põhja laev või uhuti terve kaupmehe kast ühes siis kaalukomplektiga, kus olid siis kangkaalud ja kaaluvihid ja ka siis peotäis nuge kaubana merre ja 2011. aastal leiti see kaupmehe kast siis ülesse. Siin keskel on üks tore pronksist hobuse kujuke, mida on ka peetud siis kaaluvihiks
See siis tuli välja 1995. aastal Toompeal Kohtutänav 4 kaevamistel. Üleval näete erinevaid kamme, luustkamme. Osad siis on siin pärit Sauna tänavalt. No need vasakpoolsed on mõeldud siis tõesti juukste kammimiseks. Parempoolsed pikapiilised kammid ilmselt naisterahvaste soengu sättimiseks. Selles vitriinis on siis näha ka natukene puust ja mänikoorest esemeid. All üks treitud puukauss ja üleval 2 mänikoorest valmistatud võrguujukit, mis kinnitati siis võrgu ülemise serva külge, et see püsiks veepinnal. Siis number 2 on üks väga huvitav ese valmistatud pronksist, näete ilusti ornamenteeritud, väikese aasakese ülemises osas, sest kinnitus ta ilmselt vööle. Tema kõige tähtsam osa on siin ära murdunud, aga siin oli niisugune lusikakujuline, väikese lusikakujuline ots ja milleks seda eset kasutati, see oli hügieenivahend. Sellega, selline hügieenivahend, mida tänapäeva arstid eriti ei soovita kasutada, nimelt kõrvalusikas, väliskõrva puhastamiseks siis vaigust. Nii, ja siin me näeme siis sulatustiigleid, mis on mõeldud klaasi sulatamiseks ja valmis siis klaashelmeid. Ja neid valmistati siis Tallinnas Sulevimäel, kus oli siis 13. sajandil, 13. sajandi teisel poolel juba oli venelaste kaubahoov ja ilmselt siis olid ka seal käsitöölised ja valmistati neid mitte kohalike taanlaste või sakslaste jaoks, vaid kohalike eestlaste jaoks. Sest lisaks Tallinnale on näiteks leitud selliseid, ütleme neid sulatustiigleid või jälgi klaashelmeste valmistamisest ka Tartust ja Riiast. Lõpetada võiks Tallinna linnaarhiivi arhivaari Paul Johanseni sõnadega, et vanalinn kerkib meie ette alles 14. sajandil ja siis korraga otse kui maalt. Kuidas toimus linna asutamine, tema tegelik rajamine ja järk-järguline laienemine, see on teadmata. Loodan, et tänane ekskursioon andis teile sellest linna algusest siiski mõningase pildi.